Tere taas, teadushimuline raketisõber, kes sa järjekordselt oled leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Käes on 11. hooaeg ning alustame avasaatest, mis seal ikka, hakkame pihta. Esmalt lahendavad võistlejad geograafia ülesannet. Noori hindab Tartu Ülikooli teaduskooli direktor Riin Tamm. Geograafia ülesandega paneme proovile võistlejate ruumilise mõtlemise. Väga õige. Lisaks ruumilisele mõtlemisele kontrollime ka seda, kas võistlejad oskavad lugeda kaardilt kõrgusjooni. Kõrgust saab kaardil kujutada mitut erinevat moodi. Ja kui sa tahad vaadata ka oma kodukoha kõrgusandmeid, siis piisab sul lahti teha vaid oma internetilehitseja ning minna Maa-ameti geoportaali kaardirakendustesse. Kaardirakendustest vali oma lemmik, kõige lihtsam on klõpsata lihtsalt maainfo peale XKIS2. Ja siis avaneb meil Eesti kaart. See Eesti kaart on selline hübriidkaart ja kui me läheme siia alla vasakule nurka, siis me saamegi valida, et missugust erinevat aluskaarti me kasutada tahame. Ning kui me valime siit selle kõige alt paremalt reliefi, siis laetakse kaart meile uuesti niimoodi, et pruunikamad alad tähistavad kõrgemaid punkte ja heledamad või siis rohekamad alad madalamaid. Ja kui siniseks läheb, siis läheb juba märjaks, et sinna ei tasu matkama minna. Nüüd proovime suurendada kaarti niimoodi, et näeme Tartut paremini. Näeme, et osad alad on rohekamad, teised natukene lähevad kollakamaks ja pruunikamaks ja saamegi aru, et meil on erinevad kõrgused kaardil nähtavad. Kui tahame aga siiski tuua välja ka veel kõrgusjooned, siis siit vasakult menüüst saame vajutada kõrgusandmete peale, mis tähendab, et meil tekivad siia kaardile kõrgusjooned ja numbrid, mis vastavad nendele joontele. Kui zoomime veel siia sisse, siis näemegi detailsemalt, kuidas on tähistatud ära Toomemäe kõrgendikud. Aga lähme tagasi ülesande juurde. Ruttu! Tere! Sinu ees on seal kõrgusprofiil ja palun leia kaardilt, millisele rajale see vastab. Nii, me saime just teada, et võistleja ees on kõrgusprofiil. Mida tähendab kõrgusprofiil? See on väga hea küsimus. Mul on seesama kõrgusprofiil siin olemas. Ja kõrgusprofiil näitab seda, et kui me kaardi peale joonistaksime mingi raja, mida mööda me liigume, siis kui me igast selle raja punktist mõõdame kõrgust ja märgime selle siia graafikule, siis saame kokku joonistada sellise kõverjoone, mis vastab sellele, kuidas me liikusime vahepeal mäest ülesse, siis jälle mäest alla, siis jälle mäest ülesse ja nii edasi. Ja see ongi täpselt see kõrgusprofiil, millega võistlejad töötama peavad. See on Tartu, see on nüüd see rada, jah. Võistlejate ees on Tartu sama kõrgusjoontega kaart, millele on märgitud teadustoimetaja 5 erinevat teekonda, mille vahel tuleb valida. Siit tundub, et ta üle mingi mehe tuleb. Vaatame neid kõrgusjooni ka. Väga õige, vaatame neid kõrgusjooni ka. Võtame selle sama kaardiga endale siin ette nüüd. Kõrgusjooned ongi selle ülesande võti, kuid selleks, et ülesanne oleks päriselt lahendatav, tuleb ka aru saada, mida need kõrgusjooned tähendavad. Lähme veel suuremalt sisse siia kaardi keskele. Näeme, et meil on siin mitmed teadusasutuste nimed, aga veel olulisem, meil on siin suhteliselt tihedalt neid pruune kõrgusjooni. Ja iga joon tähistab maastikul sama kõrgust. Ehk siis, kui sa seisad maastiku peal, näiteks siia ühe joone peale, selle punkti peale siin ja hakkad liikuma mööda seda pruuni joont, proovid seda päris maailmas jälgida, siis oleksid sa kogu aeg täpselt samal kõrgusel. Nendel joontel on antud ka väärtused. Kui sa oled näiteks selle joone peal siin, siis oled sa 65 meetri kõrgusel merepinnast. Me näeme, et seda numbrit on võimalik lugeda siit poolt. Ja kui me keerame ennast ka niimoodi, et me saaksime vaadata otsa selle numbrile nii, et on õiget pidi, siis edasi minnes üle selle joone, läheme me mäest ülesse. Ehk siis me liigume kõrgemale. Ja kui teistpidi, siis liigume madalale. Ehk kui me läheme praegu üle selle joone sellises suunas, siis läksime me kõrgemale kui 65 meetrit. Kui me läheme üle selle sama joone siia pool alla, siis läheme madalamale. Ja täpselt niimoodi tulebki lugeda neid jooni. Kui me vaatame seda alla, kus neid jooni on siin tihedamalt, siis vastavalt sellele, mispidi on numbrid kirjutatud, saame hinnata, mispidi tuleb minna mäest ülesse ja mispidi mäest alla. Näiteks saame aru, et siit tuleb minna mäest ülesse, samas kui siit saab minna mäest alla. Mõnikord on märgitud ka kinniste kontuuride sisse väike kriips, mis tähistab, et see on nii-öelda negatiivne pinnavorm, ehk siis tegemist on augu või lohuga. Näiteks siin
Seda kohta tunneme Tartus ka Kassitoome nime all. Siin on selline hästi sügav auk, mis tähendab, et see punkt asub kõvasti kõrgemal kui see punkt siin. Nüüd oleme kiire koolituse saanud, kuidas lugeda kõrgusjooni ning saame vaadata ülesannet edasi. Täpselt nii saabki selle ülesande lahendatud. Omavahel tuleb võrrelda kõrgusprofiili ja sama kõrgusjooni kaardil. Tere, Karolin. Sinu ülesanne on siin, palun. Ma näen neid jooni, ma tean, kuidas lugeda. Lõpetas 70. Vaataks, kuhu ta jõudis, 70, kõige kõrgem. Väga õige, Karolin. 70 on tõesti väga kõrge punkt kaardil. Ja kui me kaarti vaatame, siis neid kohti ei ole palju. Vaadates kaarti tervikuna, siis näeme, et kaardi kõige kõrgemad alad asuvad tegelikult siin kaardi edela nurgas. Ehk siis kogu see ala siin on see, mis läheb üle 70 meetri. Kui me otsime veel kohti, mis lähenevad 70-le, siis peame otsima siit kesklinnast. Kuskilt siit Toomemäe kandist. Teisel pool jõge, kus meil on ka mägi, seal me 70 meetrini kahjuks ei küündi. Seega tuleb otsida lõpp-punkti kusagilt siit keskelt. Läks väga madalama. Ehk siis ilmselt läks läbi jõe. Jõgi on kõrgusprofiilil väga oluline vihje. Kõige madalam koht Tartus on jõgi. Järelikult ta ületas jõge 2 korda ja seal on ainult üks käik, mis ületab jõge 2 korda. Jõgi on tõepoolest kõige madalam koht ning see ei puuduta ainult Tartut, vaid see teadmine tuleb kasuks ükskõik, mis kaarti me vaatame. Me võime ka mõelda, et jõgi võiks ju olla kuskil mujal, kuskil kõrgemal, joosta läbi Toomemäe, joonistame enda jõesja kaardile. Näiteks ütleme, et meie jõgi tuleb kuskilt siit ja voolab niimoodi siit Toomemäelt ja kuskile siia välja. Kui päriselt voolaks sellises kohas jõgi, siis kõik see vesi, mis on jões, tahaks ju mäest alla voolata. Ehk siis kui me vaatame neid kõrgusjooni näiteks siin, siis see vesi tegelikult tahaks voolata selles suunas sinna. Samamoodi siit Toomemäelt tahaks ta voolata alla, sinna, kus on kõige madalam koht. Ja seepärast ongi kõige madalam koht jõesäng, sest vesi ise tahab sinna minna ja vesi leiab endale väga efektiivselt kõige madalama koha nii kaardil kui maastikul. Tere, Karl. Sinu ülesanne on siin, palun. Kuskil 50 meetri kõrgusel, alustas kõigepealt siis madalalt. Näen, et seal on kuskil 30 meetri peal esimene punkt ja vaatan, kuidas kõrgusjooned kaardi peal kattuvad ja otsisin siis kõige lähema joone või koha, mis on sellele kõrgusele kõige lähemal. Karl vaatas tõepoolest kõrgusprofiililt, et raja algus peab asuma umbes 30 meetri peal ning kui nüüd kaarti vaatame ja viirutame ära kõik alad, mis on madalamal kui 35 meetrit merepinnast, siis saamegi leida, millised variandid meil raja valikuks on. Kui nüüd oma viirutatud kaarti vaatame, siis näeme, et ainult 2 rada saavad alguse viirutatud alast. Seega on meil variant valida kas kollase või sinise raja vahelt. Kaarti lugemine paneb mõned võistlejad ikka eriti pikalt mõtlema. Sõldab kõrgemalt. Oi, siit ei tule küll midagi head. Kollane see ei ole suht kindlalt. Kollane see ei ole suht kindlalt. Praegu kahjuks läks valesti selle pakkumisega, aga välistamismeetod on väga hea viis, kuidas sellele ülesandele läheneda. Nimelt meil on kokku 5 rada ja kui me hakkame ükshaaval välistama, milline rada see kohe kindlasti ei ole, siis jääbki lõpuks alles ainult 1 rada, mis saab vastata kõikidele tingimustele. Nii et kuigi kollast ei maksa kohe esimese asjana välistada, siis välistamine on iseenesest viis, mis viib kindlasti lahenduseni. Ma arvan, et see on oranž. Täiesti minu erialane ülesanne. See ei oskagi öelda, mis mul seal valesti läks. Aga miks rohelist pakkusid? Pakuti just oranži ja rohelist rada. Proovime ise ka joonistada läbi, missugused tuleksid oranži ja rohelise raja kõrgusprofiilid. Alustame oranžist rajast. Näeme, et siit Maaülikooli peahoonest alustades liigume järjepidevalt ühtlaselt mäest ülesse, kuni umbes selle hetkeni siin, mil läheme täpselt samast kõrgusjoonest üle, millest äsja tulime juba üle. Ehk siis me hakkame minema uuesti mäest alla ja me läheme mäest alla siia päris sügavale. Nii et selle esimese kolmandiku, mis on umbes selle märgini siin, saame märkida sellise ilusa tõusvana. Ehk siis me hakkame, panen siia alguspunkti ja me hakkame siit tulema nüüd ilusti sõidame, ütleme, et umbes 1/3 ja me oleme jõudnud siia. Nüüd sellele järgneb kiire mäest alla langus, mis on siis, siin on meie kõige madalam koht ja seejärel tõuseme jälle võrdlemisi kõrgele. Nii et tõuseme siit jälle
üles tagasi ja kui oleme jõudnud siia Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledžisse, siis näeme, et see rada läheb taaskord siit Liivimäest alla ja tuleb uuesti mäest üles tagasi. Seega tuleb siia veel üks samasugune alla üles käik ning olles jõudnud siia mäest üles tagasi umbes selle koha peale, siis jätkame oma jalutuskäiku pidevalt langevas trendis. Nii et saamegi joonistada siia selle kõrgusprofiilile edasi sellist langevat liikumist. Kuskil siinmaal meie langus stabiliseerub, aga sellele järgneb kohe siis selline jälle natukene järsem alla ja siis üles tagasi, kuni jõuame siia lõpp-punkti kõrgem kunstikool Pallase juures. Nii et siia tuleb meil veel üks selline väike jõnks ja siis olemegi jõudnud lõpp-punkti. Umbes selline peaks tulema oranži raja kõrgusprofiil. See ei ole nüüd kindlasti 100% täpne, sest et joontele peale vaadates ise joonistasin ta ning tegelikult ei ole midagi üle mõõtnud. Küll aga on see täiesti piisav, et võrrelda seda võistlejatele ette antud kõrgusprofiiliga. Ning kui me võrdleme nüüd neid kahte, seda oranži joont, mis ma joonistasin ja seda profiili siin, siis näeme, et need ei ole kohe üldse sarnased, seega saamegi oranži raja välistada. Joonistame nüüd läbi ka rohelise raja kõrgusprofiili. Alustame siit Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast, mis on siin 65 meetri kandis. Paneme alguspunkti siia kirja ning näeme, et kohe alguses me natukene langevas trendis jõuame siia Toomemäeni ja siis ronime tagasi umbes samale kõrgusele. Seega saamegi siit selle alguse niimoodi pisut alla mäge tuleme ja siis hüppame siia samasse kõrgusesse tagasi. Toomemäelt üle minnes läheb see rada kohe päris madalale siia Tartu Ülikooli peahoone juurde, mis on ligikaudu 40 meetri kõrgusel. Seega saame joonistadagi nüüd siit Toomemäest üle minnes sellise ilusa languse alla. Tartu Ülikooli peahoonest edasi liigume Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi suunas ja näeme, et kõige lõpus on siin natukene sellist mäest üles ronimist, aga valdavalt on see tee kõik umbes samal kõrgusel. Nii et saamegi siin suhteliselt madalal liikuda kuni peaaegu selle raja lõpuni ja siin lõpus siis väikese üles mäge ronimisi teha. Ja märgime siia ära siis ka selle raja lõpp-punkti. Kui me võrdleme nüüd ka seda profiili, siis ka see ei klapi meile antud kõrgusprofiiliga. Seega saamegi välistada nii oranži kui ka rohelise raja. Lõpuks jäigi alles ainult üks, see õige vastus, kollane rada. No kontrolli. Palju on õige vastus? Läbi ja tehtud ta saigi esimene ülesanne edukalt lahendatud. Proovi kodus uurida ka oma kodukandi kõrgusjoonte kaarti ning vaata, kui palju teel tööle, kooli või koju pead ronima üles mägedest või minema läbi aukude. Kohtumiseni!